Tere tulemast Ürgväekoja Taro kooli. Ma sooviksin täna rääkida kaardipakkidest, mis sobivad algajatele kõige paremini või kõige rohkem. Ehk siis päris algajatele. Et kui te olete vaadanud nüüd minu eelmisi videosid, kus ma näitan kaarte, seletan, räägin, siis teil on ehk meeles, et ma alati rõhutan, et selleks, et mõista väga paljusid teisi kaardipakke, peaks ennast kurssi viima selle standard ehk siis Rider-Waite kaardipakiga. Väga paljudele need pildid ei meeldi, sest nad ei kõneta, aga läbi selle lihtsustatud vormi on võimalik meelde jätta põhiinfo, et seda siis kasutada ka järgmistel kaardipakkidel kasutamiseks ehk siis nende lugemiseks. Siin on kõige selgepiirilisemalt näidatud ära see sama info, mis on siis nendel teistel paljudel kaardipakkidel, kus on need samad asjad lihtsalt palju ilusamini näidatud. Aga tihtipeale on kunstnikud lisanud sinna hästi palju väikeseid detaile ja kui te hakkate õppima väga detailsete kaartidega, siis see võib olla info üleküllastus teie jaoks, mis omakorda ei ole just nagu kõige parem, sellepärast et see pärsib seda õppimis nii-öelda aega. Kui nüüd aga te olete selline inimene, kes võtab kaardipaki pähe ja klikib millegagi kohe ja mõistab seda, kuidas ja mis on selle kaardipaki peal näidatud ja miks, siis päris kindlasti mingegi seda teed, sest väga paljude inimeste jaoks on selline hoopis teistsugune teema südamelähedasem ja nad ei peagi tutvuma sellega selleks, et mõista seda. Aga ma näitan siis nüüd mõnda kaardipakki, mis mul endal praegu siin on. Mul ei ole neid väga palju kahjuks näidata ja samuti ma ei saa öelda, et neid kõiki oleks Eestist võimalik osta, küll aga on meil imeline internet ja meil on Amazon, meil on igasugused muud nii-öelda mitte eestimaised poed ja poekesed, kust me siis saame endale neid kaarte tellida. Kuigi, kui te vaatate, toon näite Loitsukelleri e-poest, siis nende koha peal olev valik on oluliselt suurem ja seal te saate ka igat kaardipakki nii-öelda lapata ja vaadata, kas teiega see klikib. Ühtlasi on ka YouTube'is väga palju nii-öelda kaardipakkide konkreetselt läbilappamisi, kus näidataksegi absoluutselt igat kaarti selles kaardipakis, mis siis aitab leida selle oma. Et ma näitan siis nüüd enda nii-öelda lemmikuid, mis kõnetavad mind nii-öelda lihtsal tasemel kõige rohkem. Nad on seotud muidugi looduse või selle nii-öelda paganliku eluviiside teemaga, kuna need põhilised ja algsed kaardipakid sisaldasid üsna palju sellist religioosset sümboolikat, siis nendes uuemates väga paljudes seda ei ole. Ehk siis ma panen alla lingid nende kaardipakkide kohta. See on rohelise nõia ehk siis Green Witch Taro, mis mõne kaardi puhul pisut väljub nendest Rider-Waite'i raamidest, aga see pigem rikastab, kui võtab vähemaks. Põhiasjad on siiski samad ja ta järgib Rider-Waite'i süsteemi väga ilusti.
olemata seejuures religioosselt kuidagimoodi mõjutatud. Siin on lihtsad nii-öelda maa lähedased looduses olevad inimesed. Ei ole siin kroonidega kuningaid. Vaid on palju loomi. Näiteks õnneratas on siin aastaring, kus siis on kõik tähtpäevad, põhilised nii-öelda aasta sündmused ja kevadine, suvine ja talvine pöörib päikesekaart. Ei ole päike, ei ole hobuse seljas laps, vaid on ilus taluhoov, kodu, rahu. Surmakaardil ei ole luukere, vaid on varjukuningas, kes vaatab siis metsast välja elu poole. Jõukaart on tark vananaine. Imperaator või keiser on sarviline metsakuningas. Ja nii edasi. Ja näiteks siin on müntide rüütel on hoopis naisterahvas. Ehk siis ja paasid ehk siis printsid on loojad. Loovad, õpivad ametit, õpivad oma elementi haldama. Siin on siis sauade ehk siis tule. Ja nii edasi. Et sellised tagused on neil kaartidel. Ja ei ole ääri ümber. Sellisena ta teile pakist tulebki. Mul ei ole kahjuks pakki näidata, sest ma pakke tihtipeale kas ei hoia alles või siis nad on kuskile hävinenud. Ja sellega on kaasas ka inglisikeelne üsna hea raamat, mida mul samuti ei ole, sest mul neid raamatuid ei loe ja ma kellelegi selle ära kinkisin. Järgmine väga sarnane nii-öelda teema on siis Druidcraft taro ehk siis druidide teemaline, mis tegelikult on keldi, sauade 4 näiteks, jaanipäev. Väga suured kaardid, need kaardid tulevad nüüd veel omakorda valge äärega, mis on oraaklikaardi suurused. Nüüd võrdleme siin näiteks Rider-Waite'i kaardiga, siis panen selle siia peale, näete seda suuruse vahet. Ja nad tulevad ka pakist suuremana veel. Mina lõikan need suured valged ääred tavaliselt kaartidel ära, kui mulle need kaardid ei meeldi või kui need häirivad mind. Kui keegi soovib, siis ma võin seda nii-öelda teenust pakkuda ka, kui kellelgi on kaartidel sellised ääred, mida nad ei soovi või ei saa kasutada. Et mõõkade 2 näiteks. Selgelt valikud, 2 teed, 2 võimalust, mille vahel tuleb siis valida. Müntide kuninganna jällegi ei ole kroonidega, siin trummi mängiv paljajalu. Ent ometigi on täiesti arusaadav, kes ta on. Sauade 8 ei ole ainult lendavad sauad, vaid siin on ka tegevus peal. Ehk siis nagu ma ütlesin, ma jätan alla lingid, te saate ise vaadata neid kaardi nii-öelda karpe ja minu teada nüüd kumbagi neist vähemalt ei ole mina Eestis näinud müügil. Nii, ja seda ma nüüd olen küll Eestis müügil näinud ja ka AliExpressis kahjuks, kuigi ma pean ütlema, et kaardi
kaartidega tegelevate inimeste kommuun on üsna kuri selle AliExpressi ja eBay kaardipakkide nii-öelda Hiinas toodetud müüjate peale, kuna need on varastatud disainid siis nende originaaltegijatelt ja neid siis ei soovitata osta seetõttu, et annate oma raha just nagu võltsitud kaubale, mitte originaalloojatele või. See on nüüd Shadowscapes. Seda ma olen Eestis näinud ja see on ka kahjuks AliExpressis. AliExpressist tulevad need kaardid väiksemana kui mu käes olev praegu. Olen neid näinud ja kui te nüüd ostate poest, siis samamoodi sellel kaardipakil on raam ümber ehk siis hõbedane selline nagu siin all ma lõikasin ära, kuna see pilt räägib mulle rohkem ilma raamita. Siin on nüüd väga tihe tegevus. Kuigi ta vastab tõesti ka sellele Rider Waite'ile, siis ma pean ütlema, et päris algajad on alati selle kaardipakiga hädas. Ehk siis siin on liiga kirjult näidatud. See on näiteks müntide 8. Ehk siis siin on ämblik, 8 münti on võrgus. Ja raske on nii-öelda seoseid luua nende kaartide ja nende tähenduste vahel. Nii. Siis, mille otsa siis on väga paljud nii-öelda koperdanud või jäänud toppama, on see, et nad on ostnud need nii-öelda odavad eestikeelsed kaardid, mis on siis, kui ma ei eksi, tõeotsija taro ja teine on vist kuldne, kus siis mul ei ole kumbagi neist, aga ma saan siis umbes siit näidata sellest ühest ajaloolisest kaardipakist, miks nendega on raske õppida või lugeda. Ehk siis suur arkaan on väga ilusti illustreeritud, tegevustega illustreeritud, aga väike arkaan on lihtsalt 4 münti ja 4 puud näiteks või mingi mets ja 4 münti. Siis on 5 münti ja nii edasi, seal ei ole tegevust. Asja ei ole edastatud teile tegevusega, vaid lihtsalt elemendi hulgaga, mis ei anna teile. See konkreetne kaardipakk on 1800-ndatel loodud Itaalias ja siin on isegi palju tegevust peal. Et kui me nüüd räägime Marseille tüüpi ja need nii-öelda odavad Rider Waite'i tüüpi kaardid, kus siis ongi kirjeldus vastab sellele kaardipakile, aga ometigi seal on 8 saua, mis seisavad paigal, seal ei lenda nad kuskile, te ei näe visuaalselt seda tähendust ja seda on seetõttu raskem õppida. Ehk siis jah, siin on näiteks samamoodi, te ei loe siit välja karikate 5, ehk siis see, et midagi on kaotatud, midagi on ümber läinud, midagi on vaja näha, mitte leinata ja nii edasi. Mis siis on väga ilusasti näidatud, mis iganes muul kaardipakil. Ma katsun leida siit kiiresti karikate 5. Ehk siis nii. Siin on just nagu näha see kaotus, see kapuutsiga mees, mis on Rider Waite'i kaardipakil. Need karikad, mis on ümber läinud. Ja te ei loe seda ilusasti siit välja. Te võite tähendust raamatust lugeda nii palju, kui tahes see ei jää teile meelde, teil ei teki seost. Müts maha, kui teil tekib või kui te suudate nendega lugeda algajana. Kui te juba hiljem, siis te teate, te otsite sealt enda jaoks mingi tähenduse ja põhjuse, aga algajal luua mustrit on väga raske, lihtsalt 4 mündi põhjal näiteks. Nii,
Siis milliseid kaardipakke ma veel ei soovita, on väga standardist erinevad. Katsun leida näiteks müttide 10. Mõkkade 8, vabandust. Ehk siis sellise kaardipaki lugemiseks peaksite te olema juba natuke kauem tööd teinud kaartidega. Müntide 10. Või, nagu ma enne mainisin, mõnele just sobivad sellised, ta võtab selle kaardipaki kätte, see kõnetab teda tema enda keeles, tema enda viisil ja siis tulebki minna seda teed, mitte suruda seda standardit endale peale. Ehk siis intuitiivsed lugejad kasutavad väga palju just selliseid kaardipakke, mis neid kõnetavad ja mis teistele otseselt midagi ei pruugigi öelda. Nii. Ja siis muidugi on veel ka teised stiilid, nagu ma juba näitasin, Vana-Itaalia, siis on Marseille, ma ei hakka seda näitama, ja siis on Thoth, ma loodan ma hääldan õigesti, see on minu nii-öelda komistuskivi alati, kui teid kõnetab selline kaardipakk. Jälle ma pean ütlema, et ma olen ääred ära lõiganud, see tuleb natukene paksemate äärtega ümberringi. Ja see on kõige suurem variant sellest, et sellest on olemas 3 versiooni, on siis nii-öelda suur, siis on keskmine ehk standard ja tasku suurus. Et siin on nüüd kaardi nii-öelda tähendused all ja see ei järgi kohe kindlasti seda Rider-Waite'i süsteemi, see on 3. süsteem või 4. nii-öelda, mida siis samuti osad uuemad kaardipakid järgivad, aga oluliselt vähesemad kui Rider-Waite. Ehk siis siin on hästi palju sümboolikat. Selle kaardipaki tundma õppimiseks on samuti, kas te hakkate intuitsiooniga lugema või te teete suure laia uurimustöö nende sümbolite peale, mis siia kõik sümbolite kohta, mis siia kõik peidetud on, miks nad on, sellel kaardipakil on väga sügav nii-öelda taust ja mis ulatub väga sügavale okultismi nii-öelda ja okultismi maagiasse. Ja sellegipoolest on ta ka väga aus kaardipakk. Mida ma ainult alati algajatele ütlen, ärge otsige omale alustamiseks kaardipakki, kus on kaardil seletus all või siis kiri, mida see kaart just nagu tähendab. Sellisel juhul te vaatate seda kirja ja te ei hakkagi siit pildi pealt otsima endale nii-öelda seda lugu. Ja siis teil on sõna ja sõna ja sõna kaardirivis, aga teil ei ole lugu. Teil on raske neid kokku panna. Jälle räägin algajatest loomulikult, sest ütleme nii, et kes on natukene edasi läinud ja ei vaata neid sõnu enam, tal on juba enda nii-öelda pilt kujunenud sellest, mis siin kaardipaki peal toimub, võib-olla ta näeb iga kord erinevat siit, et ärge üritage ennast raamidesse samamoodi liiga tugevalt suruda, et vaadake kõigepealt pilti, mis see teile räägib, siis vaadake, millised pildid on teistel kaartidel kõrval ja siis alles viimasena mõelge nende standard nii-öelda tähenduste peale. Tihtipeale on see, et igal korral te võite samal kaardil näha täiesti erinevat asja esimesena, ehk siis võite ka avastada kaardipakil midagi, mida te varem ei olegi seal märganud. Et siis selline lugu, sellised siis võib-olla vihjed või soovitused algajatele. Jätan, nagu ma ütlesin, lingid nende näidatud kaardipakkide juurde alla, välja arvatud seda te ei saa Amazonist või kuskilt e-poest, selle te saate tellida siis otse selle kaardipaki loojalt, see on eraviisiliselt välja antud kaardipakk.
võin jätta selle juurde lingi ka, aga lihtsalt ütlen, et kõike neid ei ole võimalik Amazonist saada ja see on mul toodud Hispaaniast. Selle kaardipaki puhul on samamoodi, et see ei ole nii-öelda inglisekeelsetel lehtedel saadaval ja ta on vist enam ei prindita, ehk siis seda ei pruugi olla väga kerge leida, kuigi ma arvan, et see algajate jaoks ei ole ka, kui see teid kõnetas, siis ma jätan kuskile igaks juhuks, see on sellest on olemas versioon siis nii-öelda masstoodangus ka, aga ta ei ole nii värviline, ta on oluliselt vähem värviline. Kutsutakse siis meistri või master staro, sest ta on Giovanni Vacetta kunstil või kaartidel siis nii-öelda põhinev ja võib-olla tõesti on see just, mis teid kõnetas, sest see ei ole nii tavapärane 10 mõõka ühtepidi, vaid siin toimub ka midagi muud, siin on ümberringi mingid muud detailid ka, mille järgi on siis võimalik täitsa luua see lugu. Nii, aga suur aitäh vaatamast. Kui on küsimusi, jätke need siia alla, vastan hea meelega ja edu õppimisel. Aitäh ja olge hoitud!